armas koolipere! Tere, armas koolipere, ka minu poolt. Tere tulemast presidendi kandidaatide debatile 2026. Me oleme siia kogunenud, et kuulda meie kandidaatide arvamusi erinevatel koolielu puudutavatel teemadel. Me loodame, et just pärast debatti teate teie täpselt, keda te soovite valida õpilasesinduse järgmiseks presidendiks. Nüüd on aeg kutsuda lavale meie presidendikandidaadid. Esimesena palume aplausiga lavale kandidaat number 1 Martin Niglase. Teisena palume lavale kandidaat number 2 Tristan Torm Roosi. Teile küsimused, mille kohta saate oma arvamust avaldada. Kui esimene kandidaat on lõpetanud oma sõnavõttu, siis teine kandidaat saab vastata samale küsimusele ja siis küsida küsimusi teise kandidaadi käest tema vastuse kohta. Enamus küsimused on olnud teiega jagatud, aga meeskonna poolt on lisatud mõned üllatusküsimused, et kontrollida, kuidas te pingeolukorras hakkama saate. Seega, kas alustame esimese küsimusega? Meie esimene küsimus teile on: õpilasesinduse eesmärk peaks olema õiglane ja läbipaistev juhtimine, kus iga õpilase hääl on oluline. See on koht, kuhu õpilased saavad tulla murede ja probleemidega, aga paljud ei ole sellest teadlikud. Kuidas julgustaksid õpilasi tulema ja oma muresid jagama ja kuidas tagada, et kõigi mured oleksid kuuldud? Ja palun kandidaat number 1. Tänane küsimuse eest ja esiteks julgustaksin oma enda lähedasi, kui mulle tullakse murega personaalselt, julgustaksin, et mitte ainult minu, kui tulevase presidendi juurde tulla, vaid lihtsalt õe juurde kui organisatsiooni, et me saame aidata selle õigesse kohta viia. Aga sellise promo poole pealt näiteks avatud koosolekutel oleks üks teema olnud selle kohta, et kuidas me saaksime seda teavet edasi viia, et see on võimalus. Ja kuna mul on plaanis visiooniks 3 avatud koosolekut, siis kindlasti ma arvan aitaks seda edasi viia. Ja ka näiteks vaimse tervise õhtul seda toonitada, et see on võimalus. Kas ma võin ka küsida kandidaadilt kohe midagi? Ma tean, et sul on neid palju lähedasi ja sõpru, aga ütleme, et mõni on tutvusringkonnast väljas, et kuidas sa siis julgustaksid seda inimest õega rohkem kokku sulanduma? Ma arvan, et see oligi mu vastus nendele, et rohkem üritustel. Et kui ei jõuagi kõigini ongi personaalselt, et siis ongi üritused, kuhu tuleb rohkem inimesi kokku ja siis sellest word of mouth edasi. Mina ütleksin, et me kõik oleme inimesed, igaühe poole peame pöörduma ühtemoodi, igaühel on oma õigus ja igaüks võib tulla iga kell õpilasesinduse ukse taha ja küsida, mis iganes ta soovib. Nagu igal organisatsioonil on oma tugevused, on neil ka oma nõrkused. Mis on olnud sellel aastal õpilasesinduse nõrkused ja kuidas sina seda muudaksid? Kandidaat number 2. Kindlasti ma usun, et me peaksime rohkem kajastama ja tegema kuuldavaks enda tegemisi. Usun, et kui peaks tekkima uus koosseis, siis kindlasti pöörata rohkem tähelepanu turundamisele, kajastamisele, et need infod jõuaksid kõigini, sest paraku me ei jõua sõbralt sõbrale jutuga alati kõikideni. Aga mis oleks 1-2 kindlat näidet,
mida sa saaksid järgmise aasta siis, ütleme, algosas juba täide viia? Ma arvan, et paljudel siin on TikTok, kindlasti võiks seda elavdada veel. Instagrami vaatame ka ja samuti, kui ma ise vahepeal kooli peal ringi käin, siis võib-olla mõned värvikamad ja veel suuremad plakatid panna kuhugi, kus me iga päev mööda astume. Et kui see on võimalik, siis ma kindlasti teostan seda. Kandidaat number 1, mis arvad sina, et on olnud sellel aastal õpilasesinduse nõrkused ja kuidas sina neid järgmisel aastal muudaksid? Ma ütleksin, et üheks nõrkuseks nõustun kandidaat number 2-ga on jah, et kajastus, aga ka minu arust üks teine nõrkus on huvikaitse. Et see läheb minu esimese punktiga kokku, et ma tahaksin tõsta meie huvikaitse osakaalu õpilasesinduses. Et meil on praegu väga tugev fookus kuidagi ürituste peale läinud, mis on väga tore ja väga vajalik ja seda ma kindlasti ei tahaks muuta siis ümber tagaplaani jaoks. Aga peaks rohkem tooma esile huvikaitset kui võimalust, kui asja, millega me tegeleme päriselt. Õpilasesinduse üheks ülesandeks on probleemide lahendamine koolis. Mis on sinu arvates kõige laialdasem murekoht Viimsi gümnaasiumis ja millised oleksid esimesed sammud, mida õpilasesindus teha saaks, et lahenduseni jõuda? Ja kandidaat number 1. Ma arvan, et koolis endas meil on, nagu ma oma kõnes ka mainisin, meil on tegelikult kõik päris hästi, aga üks koht, mis on siis välja tulnud juttudel ja koosolekutel teiste riigigümnaasiumitega, on meie õpikultuur. Ja ma ei ütle, et meie õpikultuur on õpilaste süü või et see on nii-öelda madalam, on kellegi kindla süü. Minu arust see on paljud väiksed asjad, mida saab muuta. Näiteks õppisime ennast juhtivas selle kohta, et motivatsioon ei ole lihtsalt mingi suvakas emotsioon, vaid et seda saab kontrollida ja seda siis kontrollida läbi nii-öelda eesmärkide paremini kirjapanemise, mida siis saaksid soodustada õpetajad tunnis, et siis tõsta seda motivatsiooni päriselt osaleda õpingutes. Kuidas sina kirjeldaksid õpilasesindust kui selle õpikultuuri kujundaja? Kuidas sa kirjeldaksid seda, kas sa kirjeldaksid, et on oluline, et õpilasesinduse liige oleks esinduslik ja annaks selle sisendi olla eeskujulik ja näidata, milline päriselt õpikultuur on? Kui see vastus on positiivne, siis kuidas sina seda muudaksid? Kindlalt on positiivne, et õpilasesindus nime järgi me esindamegi. Me peaksime esindama nii-öelda kõige paremat versiooni õpilastest või siis kõige püüdlikumat versiooni õpilastest. Et me peaksime olema ükskõik kes, kas kõige uuemad liikmed, kõige vanemad liikmed, me peaksime kõik näitama nii-öelda ühte nägu, et me panustame kõik oma õpingutesse, me hoiame kooli väärtusi endal südames. Ja sa küsisid, et mis see viimane osa oli? Et kuidas me seda plaani muuta? Jah, kuidas see nagu peaks väljenduma? Et oletame, et meil on õpilasesinduse liige X ja siis me saame teada, et on nädalavahetusel alaealisena viina joonud, et mis siis peaks tegema? Et nagu sa enne mainisid, me kõik oleme inimesed, me kõik et ei tule nii-öelda mõelda sellele kui midagi, mida ülearu karistada, aga ma arvan, et midagi, mille eest peaks kindlasti selline liige vastutust võtma ja nii-öelda olema läbipaistev oma tegevustes. Aitäh! Ja kandidaat number 2, sinu vastus meie algsele küsimusele? Ma olen pannud endale siia huvitava märksõna, kajastus, aga kui ma seoksin seda kuidagi sellega, et kuidas meie siis esindusena või kuidas me saaks seda muuta? Ma miskipärast olen oma mõtetega
need 3 küsimust, mis meile anti juba nagu mõtlemiseks, ma olen alati lihtsalt selle juures, et me peame kuidagi enda imagot muutma selliseks, et meile oleks lähenemine lihtsam, just nimelt õpilaste poolt. Samuti me võiksime olla need sillad õpetajate, õpilaste ja juhtkonna vahel. Usun, et see on natukene vastusest mööda räägitud, aga ma usun, et see kõik algab meist endist, meie sisendist olla ja näidata end soojast ja paremast küljest. Aga kuidas sina just presidendina selle sisendi nii-öelda õpilasesindusele annaksid või jätaksid selle mulje, et just sind järgida? Ma eile tegin enda väikese story/asja, kes nägi, siis nägi. Selle tegemisel ma mõtlesin sellele, et on oluline näidata, et kõik on inimesed ja ka minu päev oli väga kiire, see ei olnud väga põhjalik, see sotsiaalmeedia haldamine, aga ma usun, et ma tahaksin lihtsalt ka ennast inimesena näidata, et siin ees ei ole mingi super mega hea teinet ega kuldmedalist, vaid siin on lihtsalt üks tavaline inimene, kes tahab leida kõikidega koos, sest koos leiame lahenduse. Sellise mõtteviisiga inimene. Ja ma arvan, et kui ma siin igale uuele õpilasele, kes tuleb nüüd G1, kes saavad G2-deks ja iga uus nägu, kellega ma suhtlen, ma tahaks näidata, et ma olen ka inimene ja hea meelega muudaksin koos teiega neid asju. Nii et sinu jaoks pole nii-öelda väga tähtis, et õpilasesinduse liikmed hoiaksid oma hindeid siis väga kõrgele, et see on nii-öelda teisejärguline? See on iga õpilase oma suutlikkus ja ma pean tunnistama, et mõned õppeained on mulle keerulisemad. Matemaatika eriti. Kandidaat number 2. Mis on sinu arvates sinu vastaskandi kõige tugevam külg, mis tuleks talle kasuks, kui just tema saaks presidendiks? Kindlasti ma ütlen sihikindlus, et selleks oleme võimelised. Mida arvab kandidaat number 1? Ma peaksin kindlalt ütlema, et Tristani ausus ja auväärsus, et Tristanisse saab alati uskuda ja kui ta ütleb midagi, siis ta teeb selle ära ja see on väga hea külg sinust. Võib aplausi teha küll selles mõttes. Viimsi gümnaasium koosneb paljudest inimestest ja kõigil on oma eesmärgid ja ülesanded. Mis on sinu arvates õpilasesinduse roll Viimsi gümnaasiumis? Kuidas teha kindlaks, et koolipere on õpilasesinduse eesmärkidest ja ülesannetest teadlik? Et nagu enne mainitud, siis toonitada rohkem nii-öelda avatud koosolekuid, et meil see aasta erakorraliselt oli 2 avatud koosoleku ja selle tagasisel me saime, et see oli väga hea asi, mida teha rohkem. Et just igast klassist proovisime, igast mentorist proovisime saada ühe inimese sinna kohale, kes siis saabki enda klassile edasi viia seda infot, millega tegeleb õpilasesindus ja nii-öelda anda meile siis tagasisidet oma klassi või siis niimoodi me jõuamegi suurema kogu juurde ja suurema kogu ideede juurde. Aga tahaksin ka jätkata ja tugevamalt esiplaanile tuua igakuiseid infominuteid, kus me siis võtamegi iga kuu esimesel nädalal, proovime teha 1 päeva siin teises pikas vahetunnis, kus me räägimegi, et mis on meil nii-öelda päevakorras, mis meil see kuu plaanis on, mis üritus meil tulemas on. Ma olen igati nõus selles mõttes, et lisaksin siia juurde seda, et tahaksin võib-olla ka õpilasesinduse ruumis rohkem kirjutada neid eesmärke ja asju üle, et mälu püsiks värskena. Samuti infominutid ja sellised meeldetuletused kogule kooliperele, mis on meie ühised eesmärgid. Ma arvan, et see aitab meil kõik üheskoos liikuda kindlamal sammul järgmiste eesmärkideni.
nüüd on see hetk, kus teil on mõlemal võimalus oma vastaskandidaadile küsimus esitada. Kandidaat number 1 võib alustada. Krista, mul sulle selline küsimus esimeseks, et sul on väga suurelt välja tulnud lause, et üheskoos jõuame rohkem. Ja see on väga ilus mõte ja ma nõustun sellega, aga mis see praktikas sinu jaoks tähendab ja too mulle näiteks 2 konkreetset näidet, et kuidas sa seda lauset siis muudaksid praktikaks? Minu eesmärk on alustada siis õpilasesinduse sisekliimast, kuna uued liikmed tulevad meie punti. Ja ma tahaksin, et me kõik oleksime ühel austaval ja ühtede väärtuste najal. Ja ma tahaksin, et me kindlasti saaksime probleemidega tegeleda, vaatamata sellele, et kõigil on kindlasti eriarvamused, aga et me saaksime probleemidega tegeleda niimoodi, et keegi ei vaidle otseselt vastu, keegi ei tõmba kedagi kuidagi meeleoluga alla, sest iga üks väike kivike või auguke meie teel võib olla saatuslik tervele meeskonnale. Tristani küsimus. Martin, sa ütlesid vahepeal, et sellise lause, et sul on nagu värske pilk, et kas ma olen siis ank või kuidagi vana või? Ma justkui mõtlesin seda rohkem sellest punktist, et ma olen see aasta tulnud siia kooli. Ma pole veel harjunud, ma pole veel siia nii-öelda sisse elanud ja teinud endale kindlaks, et kõik, mis siin toimub, on nii-öelda tavaline, igapäevane, et ma näen nendes veel seda väikest viga, et ma tahaksin öelda, et juba G2 lõpetajana sa oled siin päris, sul on sõrmus käes, sa oled üle poole kooli aja juba lõpetanud, et sa oled päris harjunud siin olema juba. Et mul on võib-olla mingid asjad nagu talletunud iseendasse. Okei, et ma võiksin siis tööd teha enda vanadusega kuidagi või? Eks ma siis üritan. Kas kummagil kandidaadil on veel küsimusi? Hetkel mitte. Mul küll on, et kuidas, kui üldse plaanid sa siis kaasata meie suurem kogukond õpilasi üritustel, et koos jõuame rohkem, aga kuidas sa seda koos teeksid? Ma usun, et alati on asi võib-olla vastastikune. Kui meil on hilised üritused koolis, siis ma kindlasti tahaksin pöörata võib-olla rõhku potentsiaalsetele sponsoritele, et kõik, kes tulevad õhtuti meie ürituse ajal tunnevad, et on väike nälg, ei tea, kas tulla, siis et nendel oleks seal üritusel mõnus olla, et ka nemad saaksid midagi sealt tagasi. Et ei ole ainult see, et meie oleme sündmuse korraldanud. Nii et mitte siis nii-öelda kaasata õpilasi sündmuse korraldamisprotsessis, vaid lihtsalt neid meelitada sündmusele. Meelitada sündmusele, sealt tekitada nendes isu korraldada ja siis jõuamegi koos rohkem. Aitäh teile mõlemale vastuse eest. Nüüd on teil võimalus viimaseks lõppsõnaks ja selle lõppsõna juhtivaks küsimuseks teile on, miks peaks koolipere valima just sinu presidendiks? Ja palun kandidaat number 2. Ma jäin nüüd kõhklema selles vastuses, sest tundub, et ma olen veidike vana, aga samas ma usun, et äkki vanal härjal mingi kogemus on ja suudan võib-olla olla toeks oma mõtete ja tegemistega ikkagi sellise kogemusrikkama pilguga. Ma siis toonitan seda teist poolt jällegi, et värske pilguga tulles on mul palju uusi ideid, palju asju, mida nii-öelda mitte muuta, aga ümber ehitada, ümber sätistada. Et kui te tahate näha, et koolis päriselt juhtub mingisugune muutus ja mingisugune uudne protsess, siis hääletage minu poolt. Suur tänu mõlemale kandidaadile. Nüüd on ka kooliperel võimalus anda hääl just sellele kandidaadile, kes peaks nende arvates saama järgmiseks õpilasesinduse presidendiks.
hääletada saate stuudiumis küsimustiku all ja hääletamine on avatud kuni pühapäevani. Seega hääletage kindlasti, sest et iga hääl loeb. Ja suur tänu teile kõigile!